Noh, head Jaani siis. Head Jaani. No näed, mis šašlõkid sul kaasas on. Aga noh, jaanipäev nagu ikka. Pole lumehaisugi. No jah, eks ta ole. Ja nagu vanarahvatarkus ütleb, juunikuus lumimaas. Minu jaoks see pole ime. Jaaniko, Jaaniko! Tore. Ma tõin õlut ka, kas panen sooja? Pane. Päris hea, et see lõkke meil siin on. Muidu on jaanipäeval ikka päris nõme passida niivis öö läbi. Ega tea midagi, ma just lugesin oma vanaisa blogi ja seal ta kirjutas, et kui ta veel poisik oli, siis vanad mehed olla rääkinud, et vanasti olla jaanipäeval nii soe olnud, et inimesed olla ilma mütside ja kinnasteta ümber lõkke tantsinud ja kõvevad mehed olla isegi ujuma läinud. Tohoh, ujuma kohe või? Kuule, su vanaemad ajavad mingisugust pada. Mitte keegi ei lähe jaanipäeval ilma mütsita tantsima. Ei no päriselt. Ilm oli nii soe, et muru kasvas. Kuule, emal sul kasvas muru. Jaanipäev on kõige külmem pea üldse. Ja ma ütlen, et kui šašlõkk ämbris jäässe ei lähe jaanipäeval, siis pole mõtet üldse lõket üles tehagi. Mis sa arvad, et vanavanemad tegid siin lõket sellepärast, et ennast jahutada? Mida sa norid, Ma just räägin, mida ma lugesin. Ei no räägi, tegelikult oli lõbus lugu. Räägi. Ma ei viitsi. Ei, no ma palun. No räägi ära. Räägin. Rääkima hakkasid. No okei, ehk siis. Vanasti olla jaanipäeval nii soe olnud, et inimesed panid õlled voolavasse hoia külma, enne kui nad jooma. Külma õlut joodi või? No nii ta kirjutas, noh. Ei, mina olen ka seda kuulnud, et ei õlu olla enne muiste olnud sooja ilma jook. Jah, no ma olen lõunanabal proovinud. Päike oli tead, kõrvetas nii, et hoia ja keela ja kuidagi polnud viga. Külm õlu. Saab mul kuidagi kananaha ihult ära. Šašlõkk oli ka leige või? Tuli kuum oli, tehti süte peal. Aga mine metsa oma jutuga. Paul, sul on sõnalõied kaasas või? No muidugi on, jaanipäev ju. Kuule, keeraks mõned sisse ja hakkaks üle lõkka hüppama. Mul tõmbas selle külma õlle ja sooja šašlõki peale kuidagi keha imelikuks. Ei, ma ei taha. Kliimamuutusi läbi maa ajaloo uurib teadus nimega paleoklimatoloogia. Info kliima kohta tuletatakse mitmetest allikatest nagu kivimid, setted, jää, puuaastaringid, korallid ja nii edasi. Paleoklimatoloogiat hakati uurima alles 19. sajandi alguses. Faktorid, mis omavad tugevat mõju maakera kliimale, tulenevad atmosfäärist, biosfäärist, hüdrosfäärist ja litosfäärist. Praegune globaalne kliimamuutus ei ole eriline ajaloolises perspektiivis, aga see avaldab suurt mõju meie ühiskonnale, majandusele ja loodusele.